õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record, I24 News Englishi põhjaliku intervjuu saatesse. Hiljutine sõda Iraaniga mõjutas mitmeid riike selles piirkonnas, kuid võib-olla kõige erilisemalt mõjutas see Iraaki, mis oli ainus riik, kus mõlemad konflikti pooled ründasid üksteist tema territooriumil. Viimase enam kui 20 aasta jooksul on Bagdad pidanud keerulist tasakaalu hoidma USA-le toetumise ja Iraanist sõltumise vahel, muutes selle mõlema jaoks mõjusfääri lahinguväljaks. Täna uue valitsuse all näitab Bagdad esimesi märke oma kavatsusest vähendada Iraani mõju oma relvajõududes. Kuid tee on pikk ja Iraan ei kavatse tõenäoliselt niisama kõrvalt vaadata. Kõike seda aitab täna õhtul lahti seletada Elizabeth Surkov. Elizabeth Surkov on Lähis-Ida uurija, kes keskendub Levanti piirkonnale. Ta on teadur New Lines Institute for Strategy and Policies, mis on Washington DC-s asuv mõttekoda, ning uurimisteadur Forum for Regional Thinkingus, mis on Jeruusalemmas asuv Iisraeli-Palestiina mõttekoda. 2023. aasta märtsis, kui Iraagi Kataib Hezbollah röövis Bagdadis uurimistööd teinud Elizabeth Surkovi USA poolt terroristlikuks organisatsiooniks nimetatud ja Iraani mõju all olev rühmitus, kes hoidis teda pantvangis 903 päeva kuni tema vabastamiseni 2025. aasta septembris. Ta on praegu doktorant Princetoni ülikooli poliitikateaduste osakonnas. Elizabeth Surkov, suur tänu, et liitusite minuga täna õhtul. Mul on hea meel. Mis teeb Iraagist nii ainulaadse, et põhimõtteliselt otse öeldes oli see ainus riik, mis ründas iseennast sõjas Iraaniga? Jah. See on tegelikult üsna märkimisväärne, sest Iraani toetatud relvarühmitused, mis tegutsevad Iraagis, ründasid tegelikult Iraaki ennast, mitte ainult Kurdistani piirkonda. Ja seal on mõned Iraani kurdi relvarühmitused, mis asuvad seal ning oli teateid, et Iisraelil oli kavatsus neid kasutada, et korraldada sisuliselt maismaa sissetung Iraani. Nii et mitte ainult need sihtmärgid või need, mis on seotud põhjaosa Kurdistani regionaalvalitsusega, ei saanud pihta, vaid ka Iraagi valitsuse naftaväljad ja hotellid. Tundub, et üritatakse tõsta nafta hinda ja seeläbi Iraanile kasu tuua, samal ajal oma riiki kahjustades. Need relvarühmitused viivad väga selgelt ellu Iraani huve ja on seetõttu valmis oma riiki kahjustama seni, kuni see teenib Iraani huve. Ja me näeme seda ka isegi mitte sõjalises tegevuses. Praegu on Iraagi parlamenti väga tugevalt domineerimas šiiad, kuid ka teistest usuvooludest pärit jõud on suures osas Iraani-meelsed. Ja need jõud on näiteks aastaid blokeerinud kõik plaanid ühendada Basra Lõuna-Iraagis Akabaga Lõuna-Jordaanias, mis oleks võimaldanud naftal voolata torujuhtme kaudu Akabasse ja pakkuda alternatiivset marsruuti Hormusi väinale. Ja Iraak maksab nüüd selle eest tohutut hinda, sest nad sõltuvad peaaegu täielikult Hormusi väinast. Nii et nad saadavad osa naftast läbi Kurdistani piirkonna Türgi kaudu ja nüüd ka läbi Süüria põhimõtteliselt veokitega seda naftat transportides. Ja muidugi ei saa veokitega eksportida nii palju kui meritsi. Samuti on see palju kallim. Nii et need relvarühmitused ja poliitilised jõud, kes on lojaalsed Iraanile, on aastate jooksul Iraagile märkimisväärset kahju teinud ja nüüd näeme selle tõeliselt äärmuslikku ilmingut. Ja need relvarühmitused ründavad nii Iraaki ennast kui ka naaberriike, kahjustades sellega diplomaatilisi suhteid Iraagi ja teiste riikide vahel ning kutsudes esile USA vastumeetmeid. Nii et Iraani relvarühmitused pommitasid Iraaki, kuid ka Ameerika Ühendriigid korraldasid mitu vastulööki, tappes 10 erinevate relvarühmituste liikmeid, kes tegutsevad Iraani huvides Iraagi territooriumil. Jah, see oli tõesti segane olukord, kui jälgida sündmusi Iraagis, kus mõlemad pooled sõdisid samal territooriumil. See on sellele piirkonnale tõesti omane.
Nüüd tahaksin küsida uue valitsuse kohta Ali al-Zaidi juhtimisel. See valitsus on korduvalt öelnud, et nad kavatsevad erinevad relvarühmitused relvituks teha. Enamik neist on seotud Teheraniga, kuid mitte kõik, ning soovitakse need ühendada Iraagi relvajõudude ühtse lipu alla. Kuigi mõned neist relvarühmitustest on öelnud, et nad on valmis ja 1 või 2 on isegi alustanud tseremoniaalset üleminekut, siis kõige võimsamad Iraani toetatud rühmitused on põhimõtteliselt öelnud, et nad ei kavatse kaasa mängida. Kui teostatav plaan see siis ikkagi on, et need relvarühmitused Iraagis relvituks teha? Me ei ole näinud, et Iraagi valitsus oleks esitanud mingit teostatavat või selget plaani. Samuti ei ole selge, kas see integratsioon Iraagi armeesse ei tähenda lihtsalt seda, et Iraani käsilased viiakse Hashd al-Shabi ehk rahva mobiliseerimisjõududest üle Iraagi armeesse. Kui nende juhtimine jääb endiselt nende relvarühmituste kätte ja kui nad liidetakse Iraagi sõjaväega terviklike üksustena, siis me sisuliselt lihtsalt viime probleemi ühest kohast teise. Ja praegu on üsna ebaselge, mis hakkab juhtuma ja isegi teatud määral, mis praegu toimub. Sest kuigi mõned neist relvarühmitustest on teatanud, et nad annavad oma relvad üle, siis tegelikkuses näeme, et rakendamine jätab kindlasti soovida. Ja on väga palju ebaselgust selle osas, mis tegelikult kohapeal toimub. Ja samal ajal ma mõtlen kõik need 3 relvarühmitust, kes teatasid, et nad liituvad riigiga ja relvitustuvad ja nii edasi. Kõik nad teatasid sellest põhimõtteliselt kui oma sisemisest otsusest, mis tehakse nende enda otsuste alusel, mitte riigi autoriteedile alludes. Nii et see, ja muidugi on siis veel väljakutseks need 3 suuremat relvarühmitust, kes on teatanud, et nemad ei kavatse relvi maha panna. Need olid need relvarühmitused, kes korraldasid valdava enamuse rünnakutest USA sihtmärkide vastu piirkonnas ja Iraagis, pommitades Iraagi enda naftavälju. Ja need relvarühmitused on Iraanile kõige lähemal. Siis suuliselt on nende juhtimisstruktuuris iraanlased, kes viivad läbi ja juhivad rünnakuid ning korraldavad relvade salakaubavedu Iraanist. Ja seetõttu ilma nende relvarühmitustega tegelemata, isegi kui teised rühmitused tõepoolest liituvad Iraagi julgeolekujõududega viisil, mida saab kontrollida ja need rühmitused tõesti laiali saadetakse, ei lahenda me relvarühmituste probleemi. Teate, täpselt, sest see on osa probleemist, mida te kirjeldasite. Nad saavad isegi praegu oma korraldused Teheranist, aga palga Bagdadist. Ja seega, kui nad liituvad relvajõududega, siis see tegelikult ei muutu. Siiski ütles Iraagi valitsuse pressiesindaja alles eelmisel nädalal Emiraatide televisioonile, et relvitustamise protsess edeneb väga hästi ja sujuvalt. Kas sa arvad, et Bagdadil on tõesti kavatsus need relvarühmitused relvituks teha või on see väljast poolt tulnud nõue, millega nad lihtsalt kaasa mängivad, et Washingtonit rahustada? Ma arvan, et need jõud Iraagis, kes seisavad nende relvarühmituste relvitustamise eest, on sellest tõepoolest siiralt huvitatud. Et säästa Iraaki piirkondlikesse sõdadesse sattumisega kaasnevatest probleemidest. Ja samuti selleks, et saada rohkem võimu. Sest need relvarühmitused õõnestavad sisuliselt seda süvariiki, mis ei ole seotud relvarühmitustega. Seetõttu on nende huvides nõrgestada oma rivaale, kes toetuvad sellele, et relvad on nende käes, et sundida läbi erinevaid poliitilisi otsuseid. Aga Iraagi riigil ei ole tegelikult eriti palju kaarte, mida ta saaks kasutada. Näiteks ei kavatseda kasutada sõjaväge, et minna nende rühmituste vastu, kes on teatanud, et nemad ei kavatse relvi maha panna. Ja tegelikult arvan ma, et see, kui palju need rühmitused, kes on juba teatanud, et nad relvitustuvad, ja need, kes on sellest keeldunud ning need, kes pole mingit selget avaldust teinud, tegelikult sõltub kõik sellest, kui otsustav on Trumpi administratsioon selle protsessi edasiviimiseks. Ja ma pean ütlema, et need rühmitused ja üldiselt Iraani telg näevad Trumpi administratsiooni enda suhtes väga vaenulikuna ning arvavad, et tuleb otsida mingisugust kokkulepet seni, kuni nad on võimul. Aga loomulikult Trumpi administratsioon ei jää igaveseks kestma.
ja see desarmeerimisprotsess on väga kergesti pöörduv, sest piir Iraaniga on endiselt avatud ja nende rühmituste kontrolli all. Ja isegi need relvad, mis antakse riigile üle, neid saab igal hetkel tagasi võtta, eks. Kui sa peaksid asetama selle uue Iraagi valitsuse justkui teljele, kus ühel pool on USA mõju ja teisel pool Iraani mõju, siis kuhu sa selle valitsuse paigutaksid? Kas nad on rohkem USA poole kaldu, püüavad USA poole joonduda või on endiselt tugevalt Iraani mõju all? Nad püüavad kindlasti rohkem Ameerika Ühendriikidega joonduda ja Trumpi administratsiooni poolehoidu võita. Me näeme seda mitmetes otsustes, mis on tehtud. Aga päeva lõpuks on probleem selles, et neil ei ole usaldusväärset viisi nende relvarühmituste ähvardamiseks. Ainus, kellel see võimekus on Trumpi administratsioon. Ja siis tekib küsimus, kas nad on valmis jõudu kasutama. Sest näiteks nägime, et sõjas Iraani vastu, 40-päevases sõjas, jah, nad tulistasid nende relvarühmituste pihta, pommitasid neid, tapsid mitmeid, nagu 10 nende relvarühmituste liikmeid, kuid see oli siiski peamiselt vastulöök ja enesekaitse USA vaatenurgast. See ei olnud mingi massiivne kampaania nende relvarühmituste vastu. Ja ma arvan, et relvarühmitustel ei ole mingit põhjust relvi maha panna, kui nad ei usu, et see on võimalik, et see võiks juhtuda, et see on üldse võimalik. Relvarühmitused, kes on väga selgelt öelnud, et nad ei kavatse relvi maha panna, nende hulka kuuluvad Kataib Sayr al-Shuhada, Kataib Hezbollah ja Harakat al-Mujaba. Nendel relvarühmitustel ei ole märkimisväärset parlamendi võimu ega mõjuvõimu Iraagi riigis, erinevast nendest rühmitustest, kes on teatanud, et nad justkui ühinevad, panevad relvad maha või midagi sellist. Ja seetõttu on nende jaoks relvadest loobumine tõeline võimukaotus, erinevalt teistest relvarühmitustest, kes, nagu teate, kuulutavad oma ühinemist. Lisaks on paljud nende relvarühmituste liikmed tõeliselt lojaalsed Iraanile. Ja seetõttu ei ole relvadest loobumine nende jaoks valik, sest need relvad teenivad Iraani huve. Nii et usutava ähvarduse puudumisel hoiavad nad neist kinni. Tegelikult viib sinu viimane punkt mind järgmise küsimuseni. Iraagi usulise võimu jagamise põhiseaduse kohaselt on peaministri ametikoht reserveeritud Iraagi šiitide enamusele. Praegu on võib-olla kõige silmapaistvam poliitiline tegelane Iraagis šiidi vaimulik Muqtada al-Sadr. Tema poliitiline blokk astus 2022 aastal parlamendist tagasi ega ole uuesti parlamendivalimistel kandideerinud. Kas saaksite meile lühidalt selgitada, kes on Muqtada al-Sadr? Miks on ta Iraagis nii mõjukas? Ja istikult on minu kõige uudisimulikum küsimus. Miks tema poliitiline blokk ei osale parlamendi poliitikas, hoolimata tema tuntusest? Need on väga head küsimused. Sadri liikumine Iraagis on minu doktoritöö ja uurimistöö teema. Ja seetõttu, enne kui mind rööviti, olen ma läbi viinud, tead küll, 10 intervjuusid sadristidega, sadristiku liikumise inimestega, et proovida mõista, miks see liikumine kõnetab Iraagi alanklassi, šiitlikku alanklassi. Sadristide liikumine võitis sisuliselt suurima fraktsiooni parlamendis 2021 aasta valimistel. See sai 73 kohta ja soovis sisuliselt moodustada valitsuse, mis oleks esimest korda Iraagi ajaloos enamusvalitsus, mis jätaks välja mõned Iraani-meelsed jõud. See tuleneb suuresti poliitilisest vastasseisust, mitte niivõrd ideoloogilisest. Sest konkurents erinevate poliitiliste jõudude vahel Iraagis ei ole tegelikult ideoloogiline. See on poliitiline süsteem, kus inimesed võistlevad saagi ja selle jagamise pärast ning saagiks on riigikassa. Nii et ta püüdis moodustada enamusvalitsust koos kurdiliitlaste ja KDP-ga ning sunniitidest liitlastega Takaduumiga, mida juhib Muhammad al-Halbusi. Ja tal ei õnnestunud seda sisuliselt teha, kuna takistuseks olid nii relvarühmituste poliitiline vägivald kui ka ülemkohtu otsus. Iraagi ülemkohus on Iraani toetatud parteide kontrolli all. Nemad määravad kohtunikud ametisse. Ja selle tulemusena andsid nad väga kummalise, väga loomingulise tõlgenduse Iraagi põhiseadusele, mis sisuliselt takistab enamusvalitsuse moodustamist Iraagis. Põhimõtteliselt peab valitsus hõlmama kõiki.
nii see juhtuski ja siis boikoteeris ta süsteemi. Ja siis ta lihtsalt, ja siis otsustas ta põhimõtteliselt parlamendist tagasi astuda. Nüüd see ei ole mulle päris selge, ma pole kunagi Muqtada al-Sadriga rääkinud. Mulle ei ole täpselt selge, mida ta sel hetkel mõtles. On täiesti võimalik ja mõned inimesed, kes teda tunnevad, usuvad seda, et ta arvas, et tema tagasiastumisavaldust ei võeta vastu. Ja põhimõtteliselt, et see oleks survevahend ja tegelikult ei kavatsenudki ta parlamendist lahkuda, aga ilmselgelt võtsid teised poliitilised plokid selle tagasiastumise vastu ja sisuliselt asendati Iraani-meelsete saadikutega, kes olid valimistel teiseks jäänud erinevates valimisblokkides, kus sadrilased said 73 kohta, need saadikud, kes lahkusid. Nii et sadrilaste asemel tulid parlamenti Iraani-meelsed kandidaadid. Ja seega sattus parlament täielikult nende kontrolli alla, šiiade blokk on täielikult Iraani-meelne. Ja see ongi see, mis mind nii uudishimulikuks teeb, sest Muqtada al-Sadr tegi endale nime just sellega, et ta oli tulihingeline igasuguse välismaise mõju vastu. Jah, tema miilits võitles aastakümneid tagasi USA vägede vastu. Ja siin on sul kõige silmapaistvam poliitiline tegelane Iraagis, kellel on vähemalt poliitiline kapital, et võidelda Iraani mõjuga Iraagis. Eesmärk, mida Bagdad näiliselt taotleb, aga tema ei mängi seda mängu. Ja põhimõtteliselt ongi selles vaakumis, nagu sa kirjeldad, Iraani-meelsed jõud võimu enda kätte haaranud. Ja kui keegi, kes on endale nime teinud välismaise mõju vastu olemisega, siis miks ei suunata seda energiat nüüd Iraani mõju kõrvaldamiseks Iraagis? Jah, see on hea küsimus ja mulle ei ole selge, miks nad ei kandideerinud. Ma mõtlen, see on sisuliselt väga ühte liikumine. See on Muqtada al-Sadri otsus ja tema otsustas mitte kandideerida. Ja isegi tema lähedased inimesed ei suuda alati mõista, mis selle taga on. Ta on üsna ettearvamatu isiksus ja teeb ühe otsuse, ning siis mõne kuu või aasta pärast teeb otsuse, mis läheb eelmise otsusega täielikult vastuollu. Aga mida ma kuulen inimestelt, kes kuuluvad sadristide liikumisse, on see, et neil on tõesti plaanis tulevikus taas parlamendivalimistel kandideerida. Ja oli täiesti võimalik, et nad oleksid eelmistel valimistel kandideerinud, sest Sadr palus oma inimestel uuendada oma valijakaarte, kuid lõpuks otsustas siiski mitte kandideerida. Ta palus mitmeid järeleandmisi, mis oleksid tema poliitilisele blokile kasulikud, sealhulgas valimisseaduse muutmist, et kandideerida ja neid järeleandmisi talle ei tehtud. Ja seetõttu ta ei kandideerinud. Kuid ma usun, et tulevikus nad naasevad poliitikasse. Ma arvan, et poliitikast eemal olemise kogemus on teatud määral kasulik, sest Sadr liikumise baasile see tõesti meeldib, eriti sellele kõige pühendunumale tuumikule. Sest nad tunnevad, et nemad on tõeline opositsioon korrumpeerunud poliitilisele korrale ja et nemad ei kanna süüd selle eest, et tead küll, riik on kohutavas majanduslikus olukorras ja teenused on halvad ja nii edasi. Elekter, vesi, haiglad, teed, kõik on kohutavas seisus, kuigi Iraak on uskumatult rikas riik. Aga loomulikult on inimesi, kes liitusid Sadr liikumisega hilisematel ja viimastel aastatel, sest see oli lihtsalt väga võimas ning nad nautisid juurdepääsu võimule ja patroonlusele põhimõtteliselt. Ja sellised inimesed liiguvad järjest enam Sadr liikumisest eemale. Näiteks lähevad nad hääletama ja liituvad Asaib al-Hakki või teiste Iraani-meelsete poliitiliste jõududega. Jah, ma arvan, et edaspidi saab olema väga huvitav jälgida Muqtada al-Sadrit. Aga ma arvan, et Iraagi pääsemise võti peitub tema poliitilises mõjus. See on lihtsalt, ma mõtlen... Talle teeks väga haiget kuulda, et üks Iisraeli kodanik nii arvab. Ta on väga-väga tugevalt Iisraeli vastane. Protestide ajal, mida sadristid korraldasid ja isegi palvustel, mille nad korraldasid, hüüavad nad kalla Iisrael, kalla Ameerika. Ei Ameerikale, ei Iisraelile. Olgu, ma ei kutsu veel üles Bagdadi ja Jeruusalemma suhete normaliseerimisele. Aga ma arvan, et kui Iraak tahab Iraani mõju vähendada või sellest vabaneda, siis tema on võti. Me rääkisime mõni minut tagasi võimsatest Iraani toetatud relvarühmitustest Iraagis. Kõige mõjukam neist on võib-olla Kataib Hezbollah, kes hoidis sind pantvangis peaaegu 2,5 aastat. Sa uurisid neid relvarühmitusi juba enne vangistust. Üks neist hoidis sind pantvangis
ja nüüd uurid sa neid jälle. mind huvitab, kas sinu isiklik kogemus, see raske kogemus, on muutnud sinu arvamust neist relvarühmitustest? Et oleks selge, enne minu röövimist ma ei uurinud neid relvarühmitusi põhjalikult. Ma lihtsalt lugesin, mida teised inimesed avaldasid. Ma tegin natuke uurimistööd inimõiguste rikkumiste kohta, mida nad põhjas ümberasustatud inimeste vastu toime panid. Aga ma ei teinud nende relvarühmituste kohta ise uurimistööd, välja arvatud see, et rääkisin mõne nende ohvriga, sest nende läheduses olemine on äärmiselt ohtlik. Ja isegi kui minu doktoritöö jaoks oleks olnud kasulik teada saada inimeste kohta, kes on näiteks lahkunud Sadri liikumisest ja liitunud nende relvarühmitustega, ma ei teinud seda lihtsalt seetõttu, et sellega kaasnes risk. Aga ilmselgelt pärast seda, kui mind rööviti, olin ma juba nende käes, teate küll, ja veetsin nendega aega. Ja ma õppisin väga palju ja ma õppisin tõesti palju. Ma arvan, et just selle ainulaadse, ilmselgelt kohutava olukorra tõttu, kus ma veetsin nendega palju aega, nendega vestlemine, eriti ülekuulamiste ja piinamise algperioodil ning nende maailmavaate mõistmine. Ja ma arvan, et ma sain üsna hästi aru vandenõuteooriatest, mida see Iraani-meelne telg levitab. Näiteks sellest, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid lõid ISISe ja Jabhat al-Nusra näiteks Süürias. Mõned neist usuvad siiralt, et see on tõsi. Ja ma kahtlustan, et enamik tavavõitlejaid ja isegi madalama astme komandöre ning isegi mõned kõrgema astme komandörid usuvad seda jama. Jah, neil on need veidrad vandenõuteooriad ja nad on mingil määral Iraani-meelsed, kuid sisuliselt ajendab neid vajadus palga järele. Nii et nende relvarühmituste read, ma mõtlen, kui need rühmitused loodi, olid nad üsna väikesed. Ja nad laiendasid järk-järgult oma ridu, kui nad 2013 aastal esimest korda Süüriasse läksid, et toetada Assadi režiimi. Ja siis 2014 aastal, kui ISIS tungis Iraaki ja et Iraak varises kokku tänu Nouri al-Malikile ja sellele, kuidas ta armee korrumpeeris. Ja siis toimus suurim, kõige ulatuslikum nende relvarühmituste laienemine pärast 2017 aastat, kui võitlus ISISega oli lõppenud. Nii et põhimõtteliselt on enamik nende relvarühmituste liikmetest inimesed, kes kui kolmandik riigist oli ISISe poolt okupeeritud, kui ISIS oli Samara lähedal, kus asuvad 2 šiiade püha paika, 2 šiiade imaami hauad, siis nemad jäid koju. Aga kui ja alguses ei olnud palka, inimesed müüsid isegi oma naiste kundehteid näiteks, ostsid AK-47 ja läksid rindele ISISe vastu võitlema. Nii et need inimesed jäid koju, aga siis, kui palka makstakse ja ohtu pole, siis nad liituvad. Mida see sulle nende inimeste kohta ütleb? Eks? Neid ajendab materiaalne kasu. Nüüd nendes relvarühmades on ka ideoloogilisi inimesi, kuid minu kogemuse ja suhtluse põhjal on nad tõesti vähemuses. Need on inimesed, kes tegutsevad sageli nendes võrgustikes, mida juhivad IRGC liikmed. Ja nad on tõesti valmis oma riigile kahju tegema Iraani huvides ning nad ei näe selles probleemi. Aga paljud teised on tegelikult lihtsalt omamoodi palgasõdurid. Eks, nad on seal stabiilse sissetuleku pärast. Palga pärast. Ja isegi paljud nende relvarühmituste komandörid on mitmemiljonäärid. Mõned neist on miljardäärid dollarites, mitte Iraagi dinaarides, tead. Need on inimesed, kes naudivad elu, kes ei varastanud kogu seda raha selleks, et siis märtriteks saada. Nad kuulutavad küll, jah, me oleme pühad sõdalased ja nii edasi. Ei, nad on vargad. Muidugi usuvad nad mõningaid vandenõuteooriaid. Nad on Iraani-meelsed ja nii edasi. Nad on uhked Iraani edusammude üle. Aga päeva lõpuks tahavad nad elada ja raha teenida. Ma arvan, et see on üsna täpne. Ma ütleksin, et sama on öeldud ka IRGC ja Hezbollah kohta. Lõppkokkuvõttes on need kehvas majandusolukorras elavad inimesed, kes otsivad lihtsalt võimalust oma olukorda parandada. Hezbollah puhul, jah, on inimesi, kes liitusid palga pärast, eriti pärast 2019 aasta majanduskrahhi Liibanonis. Aga on ka inimesi, kes on tõelised usklikud ja kes käisid Hezbollahi koolides juba väga varasest east alates ja nad alustavad.
nende skaudiprogramm ja nad on tõesti väga indoktrineeritud ning on valmis surema, uskudes, et lähevad taevasse. jah, hästi. Liigume nüüd saate viimase osa juurde. See on kiirküsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti. Palun ütle lühidalt, mis on esimene asi, mis pähe tuleb. Esimene pilt. See on Süüria president Bashar al-Assad ja USA president Trump Valges Majas. ma arvan, et see on tõesti üks parimaid poliitikaid, mida president Trump on ajanud. See on tõesti õnnistus Süüriale, sest ilma sanktsioonide eemaldamiseta oleks Süüria kindlasti jäänud läbikukkunud riigiks. Nüüd on vähemalt Süürial võimalus. Hästi, see on teine pilt. Türgi president Recep Tayyip Erdogan. Ta on diktaator. See on esimene sõna, mis pähe tuleb. Ta on tõesti, Türgit peeti kunagi islami ja demokraatia kombinatsiooni eeskujuks. Ja nüüd ma mõtlen, et enam pole opositsiooni ega vaba meediat. See on väga-väga kurb. Hästi. Ja viimane pilt, see on USA suursaadik Türgis ning erisaadik Süürias ja Iraagis Tom Barak. Tal on head kavatsused, ütleme nii. Hästi, aitäh teie otsekohesuse eest. Ma arvan, et peame selles osas ridade vahelt lugema, aga praegu peame siinkohal lõpetama. Soovin teid veel kord tänada, Elisabeth Surkov, et liitusite minuga täna õhtul. Vaadake meid ka järgmisel nädalal saates On the Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!